Pirita majandusgümnaasiumi rahvas on lemmikloomapäeval alati ka külalisi kutsunud. Seda puhku näitasid oma oskusi pesuehtsad teenistuskoerad. Näitame põhiliselt erinevaid kuulekuselemente ja trikke, kuna neid otsinguharjutusi ei ole võimalik sisesaalides näidata lihtsalt, mida me tegelikult teeme metsas. Lastele meeldivad koerad väga, et eriti trikiosa ja paitamise osa. Pirita kooli õpilased olid teinud oma lemmikloomade eest ka koduvideoid. Kui kedagi pole kodus, siis istub ta oma mängunurgas ja ootab mängukaaslast. Filmilindile on jäädvustatud kõiksugu elukaid alates koertest ja kassidest ning lõpetades teegu ja papagoiga. Selle Perni Alpi karjakoera hobiks on näiteks ribakile jäänud jalavarjude nahka pistmine. Loone Ots Loomakaitse Liidust pani lastele südamele, et pisemaid ja nõrgemaid ikka hoitaks. Looma kiusamisest ja hoolimatusest koolivägivallani olevat puudu ainult üks imetilluke samm. Videod olid kõik väga vahvad ja põnevate rekurssidega võetud ja oli näha, et lapsed on mõelnud, mida nad teevad. Hästi huvitavaid lahendusi oli. Pirita lapsed teavad lemmikloomade kohta üllatavalt palju. Paljudel on oma karvakeraga kodus olemas. Nii mõnigi on ka oma esimesed valusad eluõppetunnid juba kätte saanud. Mul oli üks väikene koer, kes suri ja ära, siis talle hammustati siia. Hammustas tige naaber või? Mingi suurem koer, ma veel ei tea, kes see oli. Mis te sellest loost õppisite? Et ei lastaks, et nii väikest koer nagu jalutama üksi. Mis koer sinul on? Berhardin. Mille poolest sinu koer eriline on? No meil on aias üks kivi, et kui mina sinna peale ronin, siis tema läheb ka sinna peale ja ronib mulle järgi ja istub. Oskavad nad rääkida ka, papagoid on ilmast targad ju. Lihtsalt siutsuvad. Aga oled sa neid ka proovinud õpetada midagi? Ei ole. Lapsed on vahetud ja siirad ja kokkupuuted loomadega aitavad neist voolida paremaid inimesi. Selles on õpetajad veendunud. Lemmikloomapäeva oleme me nüüd küll natuke erinevas variandis korraldanud juba 8 aastat, nii et see on 9. aasta. Ja oleme toonud lemmikloomi kohale, lapsed on toonud ja on siis lapsed saanud natuke ka midagi harivat sinna juurde kuulata, aga ma arvan, et ikkagi kõik selleks, et lapsed saaksid aru, kui tähtis on läbi mõelda kõik enne, kui see lemmikloom omale koju võtta, kuidas ja kui palju peab tema eest hoolitsema, et kindlasti natuke iga kord saab mingi väikese tarkuse igaüks juurde.